No tšau, enesehülgamine, enesearmastus. Vaata, enesearmastus on võib-olla selline, inimesed ei saa aru, mis see tähendab, enesearmastus. Mina ka ei tähendab, mis see nüüd tähendab, mis see enesearmastus siin on. Võib-olla lihtsam on aru saada enesehülgamisest ja tuua enda jaoks välja see, kus ma ennast hülgan. Ja siis vastupidine on siis enesearmastus sellele. Võib-olla lihtsam näide on see, et mida ma teen või millised situatsioonid elus on, kus ma ennast hülgan. Ja siis, kui need on nagu valguse kätte toodud, need olukorrad nähtavale, siis saab hakata toimuma transformatsioon enesearengu suunas. Enesehülgamine, eile käisin Tallinnas ja järsku hakkas sisse rammima see kontsept, et kus ma seda teen, kus ma seda teen, mis asi üldse on enesehülgamine, kus ma seda teen nagu. Üks koht, kus me ennast hülgame, on, kui me ei julge rääkida ausalt asjadest. Me ei julge olla ausad endaga eelkõige, enda vajaduste ja enda tunnetega ei julge olla ausad, vaid me valime kohanemise tee. Mitte tõe, vaid kohanemise tee. Et ma kohandan ennast vastavalt, et ei toimuks mingisuguseid nii-öelda vastandumisi, nurkade lihvimisi, mingisuguseid läbirääkimisi, mitte midagi. Ja ma ignoreerin oma tundeid ja et sulle meeldida. Ühesõnaga, kas ma valin tõe või ma valin kohanemise. Näiteks eile jumala hästi mängis üks olukord ennast kohe välja. Ma saan kohe näitena kasutada seda, et kui kõik asjaosalised, ma loodan, et ei solvu selle peale. Ta on lihtsalt eluline näide. Et ma olin eile ühe sõbraga, olime koos ja siis nii-öelda sellel ajal, kui mina räägin, tal oli üks harjumus, mis ta teeb, aga mis katkestab minu mõttejada. Et ma ei saa nagu oma mõtet ära lõpetada, kui kogu aeg midagi, üks asi toimub. Kui ma saan, ühe korra juhtub, nii, juhtus, teist korda juhtub, iga kord tunned, kuidas see nagu lõikab ja see lõikab. Nüüd on kaks varianti, nüüd on minu vaatenurgast kaks varianti, kuidas siit edasi minna. Kas ma tõmbun endasse ja väldin üldse rääkimist. Kui ma olen inimestega koos, tavaliselt ma olen kuulaja rollis, ma üldse nagu väga palju teinekord ma ei kõnele. Ma olen situatsioonist, aga ma olen rohkem nagu võtan selle kuulaja rolli. Ja siis, kui ma räägin, siis on nagu äge, kui teine osapool kuulab. Et siis on selline tasakaalus asi. Aga kui siis nagu see katkestamine toimub, siis minu vaatenurgast on see, et siis ma ei vaevu enam üldse rääkima. Siis ma ei vaevu enam üldse rääkima, kui see ei maandu kusagile või ma raiskan oma energiat. Niisama. Et siis minu vaatenurgast oli nüüd kaks varianti. Kas ma olen edaspidi vait, nagu täiesti vait, või ma olen endaga aus ja kõnelen sellest situatsioonist, mis tunde see minust tekitab ja et kuidas ma nagu julgen ennast väljendada, kartmata konflikti.
et enese hülgamine on ka siis konflikti hirm. Ja kui ma kardan konflikti, siis on see enese hülgamine. Enese armastus on siis ausalt oma tunnete väljendamine või selle olukorrast rääkimine, kui midagi on. No, siis ma mõtlesin, okei, et ma valin siis selle tee, et ma räägin. Ja ma tänatud, et ma seda tegin ja kõik läks hästi nagu ja karma nagu kõik läks nagu hästi. Elus nagu päris palju seda kohanemise teed valinud. Ja ma arvan, et päris paljudel on see õppimise protsess julgus rääkida nendest asjadest, mis on nii-öelda, kui midagi häirib ja vaata, ta võib hakata, kui seda ei tee ja kui ma kannan seda hea inimese maski ja ma ei räägi nendest asjadest teinekord, kui on nagu õige aeg ja koht sellest rääkida, siis ta hakkab välja tulema ikka. Ta hakkab välja tulema passiivse agressiivsusena. See endas mingisuguse trotsi või mingisuguse asja alla surumine või mingi viha alla surumine või mis iganes tunnete eiramine. Ta tuleb ikka välja, ta tuleb teist kaudu välja ja see on nagu siis enese hülgamine või seda võib nii vaadata. Tuleb see solm ja siis on see pilt on, aga heli ei ole. Energeetiliselt saad aru, et mingisugune probleem on, aga teine inimene ei kõnele. Ja see on see moodus, kuidas saab. Ja ma tunnen ju, et meie vahel on mingi karma, mingi lahendamata teema on õhus, aga kuidas me nüüd selle ära lahendame? Selleks on vaja nii-öelda siis rääkida. Ja. Kus sina ennast hülgad? Kus sa ennast hülgad? Oma keha mitte kuulamine on enese hülgamine, ma näen, mida keha vajab hetkel. Kui me vajame puhkust, aga me teeskleme seda tugevat inimest, mina olen 100% igas hetkes kõige tugevam. Mina ei vaja mitte mingisugust puhkust ega mõistmist ega mitte midagi. Ja see on nii-öelda siis enesearmastuse vastand või enese hülgamine. Vaata, kus need kohad on. Igasuguste tunnete alla surumine, igasugused nii-öelda pidev ohverdamine, enda ohverdamine, igasuguste tunnete alla surumine, igasugused, kui on sisimas tunned, et tahaks ei öelda, aga ütled jah, see on enese hülgamine. Ma näen, et võib-olla kadedus viitab sellele, kus on ennast hüljatud. Ja neid näiteid, ma arvan, et ma panin eile niimoodi, et ma panin ChatGPT-sse, ma enda peas hakkasin mõtlema välja listi nendest kohtadest, kus ma seda teen. Mõtlesin, et kuule, teen endale elu lihtsamaks. Trükkisin ChatGPT-sse selle küsimuse, et põhimõtteliselt ma küsisin enese hülgamise kohta ja siis ma ütlesin, et too mulle 100 näidet, 100 põhilist näidet, kus inimesed ennast hülgavad. Tõi terve suure listi neid. Ja siis ma hakkasin neid lugema, et panen enda silm ette ja siis ma hakkan märkama elus. Hakkab nagu tulema nähtavale see, kus ma seda teen. Nähtavus on esimene asi. Kus ma tean, et mis valesti on, kui see pole üldse nähtavale. Esimene asi alati on nähtavale toomine, asjade nähtavale toomine. Ja.
ja kui nad on nähtaval, siis juba, ma ütlen, sellest juba piisab teinekord, et nihe saaks toimuda. Midagi konkreetselt ei ole vaja teha, kui ta on nüüd nähtaval, nüüd saab hakata toimuma siis kasv, areng. Muidu on vaata need alateadlikud iseloomud. Meie siin oleme hakanud individualiseerima, aga enamus inimesed on kollektiivsed. Kui sa suhtled inimestega, sa suhtled põhimõtteliselt nende alateadvusega, nende alateadlike iseloomudega. Nad enamus, kes on nagu kollektiivis, kes ei vaata sisse poole, kes ei analüüsi ennast nagu see, kes ei vaata, ei uuri oma harjumusi, ei lähe rohkem sügavamale. Nagu need ei ole teadlikud reaktsioonid ega teadlikud nii-öelda alateadlikud iseloomud on enamus inimestel. Ja me näeme, kui sina oled teinud endaga tööd, vaadanud endasse sügavamale nii-öelda kasvanud ja teised inimesed, kellega sa igapäevaselt võib-olla kokku puutud, ei ole seda teinud, siis nad paugutavad, sa ei saa isegi pahaseks nende peale saada, nagu sa näed selgemalt teinekord inimesi, kui nemad iseennast näevad. Lõpuks jõuad sinna faasi, kus sa näed teist inimest selgemalt, kui tema ennast näeb. Sa näed põhjuseid selgemini, kuna sa vaatad enda põhjuseid, miks sa mingeid asju teed. Me oleme kõik selles suhtes samasugused. Kui enda põhjused on ära nähtud, siis me hakkame ka teiste põhjuseid, aga kui teine inimene ei ole vaadanud endasse sügavale, miks ta mingeid asju teeb, nagu miks see on, mis ma teen selle harjumuse taga, mis see tuum on, mis ebapiisavustunne mind juhib selles olukorras. Kui inimene pole seda ise vaadanud, siis ta on alateadlikult teeb seda. Aga sina näed, et tema teeb seda alateadlikult. Kuna sina tegid seda alateadlikult, aga sa enda puhul tõid selle põhjuse nähtavale. Mis see põhjus oli, miks sa seda tegid. Ja siis hakkad teistest ka nägema. Mis on normaalne, mis on nagu okei. Enda nagu ma näen, et enda joondu saamine, vaata keha liigub meil, keha toimetab, teeb oma asja. Me arvame, et me mõistusega teeme mingisuguseid valikuid ja tegusid ja asju. Keha teeb, keha ajab oma asja, keha teeb, mis ta teeb, mis iganes harjumused selles kehas on, keha seda teeb. Mõistus kommenteerib, mõistus ütleb, keha hakkab liikuma kusagile, nüüd mõistus ütleb, et ma lähen nüüd sinna, ma teen seda me arvame, et mõistusega teeme valiku ja siis hakkame sinna minema. Tegelikult keha hakkab minema ees, keha hakkab ees minema. Ja siis mõistus ütleb, kuhu keha läheb. Või keha ütleb, mõistus, vaata keha ütleb näiteks, et kehal on mingisugune harjumus. Mis mõistusele ei meeldi, et temas see harjumus on. Ja kui keha hakkab seda tegema ja siis mõistus kommenteerib, ma tean, et ma ei peaks seda tegema, ma ei tohiks seda teha, näed, aga ma ei saa, ma olen nii nõrk, ma ikka teen seda. Keha teeb, aga mõistus ei juhi. Joondu saamine, mina näen, on siis see, et kus häbi hakkab ära kaduma kehast või elust, on see, kui mõistus, see, mida mõistus kommenteerib ja ütleb ja keha teevad sama asja, et ei ole seda lõhet. Mõistus ütleb, et peaks ühe paremale minema, aga keha läheb vasakule. See on siis, kui see tekitab häbi elus. Mina näen, et see toob häbi ja süüd toob. Aga kui mõistus, ütleme, või keha läheb vasakule ja mõistus läheb ka vasakule, lepib ka sellega, et on vasakule minek. Nüüd on joondus, nüüd hakkab häbi ära minema.
Selleks on vaja näha alguses, tunnistada endale, see häbi peab nähtavale tulema alguses. On vaja nagu rahu teha sellega, et näed, kehas on mingisugused harjumused, mida keha teeb, aga mul ei ole mõistusega jõudu keha suunata teist poole. Mis sa mõtled, et meil on mõistusega suudame igasuguseid harjumusi endas muuta ja teha igasuguseid asju. Kui mõistus oleks nii võimas ja äge tegelane, siis inimestel ei oleks ühtegi sõltuvust, ei oleks ühtegi sõltuvust. Me saaks lõpetada impulsiivse mõtlemise kohe ja mõistuse me saame vait panna. Proovi peatada mõtteid, proovi, vaata, kas suudad. Kauaks sa suudad? Ja sina ei kontrolli seda, mina ei kontrolli seda, sina ei kontrolli seda. Mis mõte tuleb järgmisena või kui tihti need järgmised mõtted tulevad, mis kvaliteediga mõtted tulevad järgmised. Mina ei kontrolli seda, nad lihtsalt toimuvad. Need lihtsalt toimuvad. Mõistusega meie inimestel ei oleks elus ei oleks ju mingisuguseid probleeme, kui kõik oleks mõistuse teha. Ja see häbi, ma saan aru, et see häbi ja süü tihtipeale kehast hakkaks ära minema, on mis asjad tekitavad häbi, need asjad peaks nagu nähtavale tulema, enda jaoks eelkõige nähtavale tulema. Nii, nüüd, kas ma suudan, kas minu võimuses on muuta seda harjumust, kas ma saan muuta seda kohe või ma saan endale ruumi hoida või ma saan aktsepteerida endas armastust ehk siis ja mõistimist anda sellele kohale. Näiteks mingisugune harjumus, mida ma teen, mida inimene teeb. Ja kui mul ei ole, kas mul on võimekus seda muuta? Kui mul oleks võimekus muuta, äkki ma oleks juba seda selle aja peale teinud. Näed, äkki ei ole seda võimekust muuta kohe. Ja? Nii, nüüd on siis teine variant, enese armastus. Kas ma suudan endast seda poolt armastada, kes nii käitu, kellel on selline harjumus selles kehas? Kui jah, siis on äge. Ja kui suuda muuta, see on ka äge. Ja kui hakkab see, ma näen, et kui see hakkab nagu see joondus tekkima, kus see mõistus ja keha ajavad nagu ühte asja, kõik on nagu joondus, siis sellega käib kaasas siis eneseaustus, eneseusaldus, austus ja armastus. Kus sa ennast hülgad? Kus on see koht, kus sina ennast hülgad? Mõtle, kui hülgaks. Kuidas sa ennast tunneks, kui sa tead, et sa oled olemas endal. Sa ei ignoreeri, sa ei summuta endas mingeid osasid maha, sa oled täiega aus enda vastu. Nagu täiega aus enda vastu. Kuulad oma sisemist kompassi või tundeid. Mis tunde see tekitab, kui sul on nagu 100% eneseusaldus ja usk endasse. Mis tunne see on? Lihtsalt selle tundega korraks kontakti saada. Mis tunne see on? Ja siis võib-olla, kui see meeldib see tunne, siis järjest rohkem seda endas esile kutsuda ja märgata, kus toimub enese hülgamine ja iga kord ma näen, et iga kord, kui nii-öelda lõpetada enese hülgamine mingis kohas, kohe hakkab ka enese usk ja enese austus kasvama. See tunne, see eneseaustuse tunne, see sisemine jõud või sisemine vägi või sisemine kindlus, jah, hakkab iga korraga järjest rohkem kasvama. Iga kord, kui lõpeb ära enese hülgamine mingis kohas elus. See tähendab ka nagu, see võib tähendada mõne inimese jaoks täielikku transformatsiooni, nagu täielikku transformatsiooni. Kui inimene
teadlikult hakkab neid kohti kinni lappima. Tihtipeale jah, toimub see enesehülgamine sotsiaalsetes olukordades, suhetes, nagu suhetes teiste inimestega. Või ei ole harjunud võib-olla. Ja vaata, kui ei ole harjunud nagu ennast ausalt väljendama, siis see võib alguses tunduda nagu ebamugav või ma teen liiga sellele inimesele või noh, et seda võib tunduda ebamugav. Siis ta võib tulla ka nagu võib-olla mitte nii rahulikult välja teinekord, kui võiks tulla. Kuna ei ole harjunud seda tegema, ta võib-olla on natukene kogunenud sinna alla, sest ei ole harjunud seda tegemist, ta võib tulla natuke mingi kerge ärritus võib olla hääletoonis sees. Aga ma arvan, et mida rohkem harjutada seda enese mittehülgamist, seda rahu nagu loomulikumalt see võib hiljem välja tulla. Vaat, kuule, aga nüüd juba siin käib ringiratas see teema. Ilusat päeva sulle.